No tere. Tere. Olen olnud kadunud ja ei ole väga kaua postitanud. Kui kaua, ma isegi ei mäleta, 2 kuud? Midagi sellist. Ma isegi vahepeal tahtsin vlogida, mõtlesin vlogimisega tagasi tulla, aga miski mu sees ja miski mu peas ütles, et ma ei saa tulla enne lihtsalt vlogimisega tagasi, kui ma ei ole käsitlenud oma dieedist väljatuleku teemat. Sest et minu idee, kui ma selle konto, kanali, mis iganes tegin, oli see, et ma tahan olla üdinisti aus. Ja siiani ma pean ütlema, et ma ei ole seda päris olnud. Sest et näiteks Instagramis ma ei ole nendest muredest, probleemidest, raskustest pigem, raskustest üldse rääkinud. Ma olen lihtsalt peitunud, lihtsalt teinud ilusa näo, et kõik on hästi. Et ikkagi näidanud neid ilusamaid hetki. Aga lähme siis teema juurde. Dieedist väljatulek, ehk siis prepist väljatulek ja reverse diet. Enne kui ma sellest teemast endast saan rääkida, räägiksin ma natukene oma taustast. Ja minu taust on tegelikult selline, et enne siis võistlusdieeti ma julgen öelda aastaid ikkagi binge eatimise küüsis ja natukene enne dieeti ma sain oma mindseti nii kaugele, et ma sain selle tegelikult kontrolli alla. Ja siis tuligi dieet, millega oli sihuke kindel eesmärk, sihuke tunnel vision ja kuidagi aju võttis selle vastu ja kõik need valukohad ja asjad, mis mul binge'i tekitasid, need läksid nagu peitu. Ja siis ma arvasingi, et kuidagi prepi keskel mõtlesin sellele ja arvasin, et okei, et äkki siis see oligi see, mis mul oli vaja ja sellega ma sain lõplikult jagu sellest. Ja prep mul läkski tegelikult väga hästi, mitte ühtegi kõrvalepõiget, minimaalselt trenne jäi tegemata, mõned üksikud jäidki sellepärast, et mõni päev oli keha lihtsalt nii läbi või väsinud või kuskilt valutas liiga palju, et need üksikud päevad ma ei teinud trenni, et niigi prepi ajal on keha suure koormuse all ja ei olnud mõistlik. Aga jah, dieet mul läks väga, väga ilusti, täiesti 100% puhtalt ja top notch on ju. Aga nüüd siis, mis siis peale dieeti hakkas toimuma? Ehk siis see reverse dieedi periood. Ütleme siis niimoodi, et mu viimased võistlused olid Hispaanias ja peale võistlusi ma olin Hispaanias veel 3 päeva. Ja siis ma võisin süüa kõike, mida ma tahtsin. Ja see oligi fine minu jaoks. Et ilmselgelt ma sõin üle ennast kõigil 3 päeval. Ja siis, kui ma tulin koju, siis oli aeg minna reverse dieedi plaani peale. Ja vot see oli raske. Et selles mõttes 3 päeva olin väga korralikult süüa saanud ja siis minna tagasi trackimisse. Raske. Ja mis siis oligi see, et ma tundsin nii räiget nälga. Nagu see oli täiesti kohutav. Isegi ma ütleks, et prepi ajal kohati see näljatunne ei olnud nii hull. Sest et
nagu selle reverse'i ajal ma ikka ma ei ole kunagi nii palju toidu peale mõelnud, et lihtsalt iga sekund või nagu iga hetk lihtsalt mingil moel sa mõtled toidule, sest et kõht on nii tühi. Ma ei tea, see tundus minu jaoks täiesti hullumeelne ja ma vahepeal mõtlesingi, et nagu ma olengi hullumas ja ma olengi täiesti lolliks minemas, et see ei ole reaalne, et üks inimene mõtleb toidust nii kuradi palju. Aga ometi see oli nii. Ja esimesed korrad, kui ma siis reverse'i ajal meal planist kõrvale läksin, olid äärmiselt hirmsad mu jaoks. Ma nutsin kõvasti, sest et ma olin juba kindel, et ma olen kõik ära rikkunud. Reverse on, vabandust väga, aga perses, mina olen paks, ma olen liiga palju juurde võtnud ja et ma rikkusin kõik ära. Ja niimoodi see hakkas lumepall veerema, kogu aeg olid need hirmud, kogu aeg ma kartsin seda muud toitu ja nendest väikestest kõrvalepõigetest sai ülesöömisest tagasi binge'i. Keeruline ja kuidagi raske oli endale tunnistada, et ma ei ole sellest binge'ist lahti saanud, et see on endiselt minuga ja väga raske on olnud iseenda vastu olla hell, võtta vastu ja aktsepteerida oma keha. Väga-väga raske on, päriselt. Et jah, isegi praegu, täna, kui ma sellest räägin, ma ei saa öelda, et mul oleks hästi. Mul on parem, ma olen teinud väga palju edusamme ja ma olen väga uhke enda üle. Aga ma ei saa öelda, et mul on hästi. Mul on endiselt ilmselt mingid valukohad või mingid asjad sisemiselt, mis ei ole lahendatud ja mis tekitavad minus binge'i. Et ma tegelen sellega igapäevaselt ja ma tahaks loota, et ma jõuan sinna, et ma saan selle uuesti kontrolli alla. No ma kindlasti jõuan, aga ütleme nii, et raske on. Ja muidugi seda kõike ei teinud ka lihtsamaks jõulud, aastavahetus, no üldse pühad. Et nagu igal pool oli toitu. Tööle toodi kogu aeg midagi head, siis igasugused kingitused, külaskäigud, no kõik. Ja lihtsalt ennast piirata, vabandust, väga raske. Ja mul oli muidugi siin teine tugev stressiallikas ka, et lõpetan kooli, lõputöö, kõik asjad ühel ajal, et ühesõnaga jah, ma ei ütle, et see, et siin pühad olid või et kooliga oli raske, et need oleks mingid vabandused, muidugi ei ole, et lihtsalt mina ei tulnud sellega toime. Ja see on fine. Et võib-olla mul ongi sellist teekonda vaja. Võib-olla mul ongi midagi vaja sellest õppida. Ma ei tea, igastahes. Täna ma olen siin. Ma ütlen ausalt, ma ei tea, palju ma olen juurde võtnud, sest ma lõpetasin üsna kiiresti enda kaalumise. Sest et ma teadsin, et niikuinii on asi halb ja miks ma peaksin endale veel stressi tekitama. Nii et ma lõpetasin kaalumise ära. Ma ei tea, palju ma olen juurde võtnud. Ma ei tea, palju ma täna kaalun. Ma lihtsalt tegelen sellega, et ma aktsepteeriksin iseennast
et ma saaksin toiduga sõbraks ja et ma tunneksin ennast hästi, päriselt. Need on peamised asjad, millele ma praegu igapäevaselt keskendun. Ja no need ongi kõige olulisemad asjad minu jaoks praegu. Et ma tahaksin süüa niimoodi, et ma ei tunne ennast halvasti. Ma tahaksin süüa niimoodi, et ma ei tunne vajadust ka kõike muud ära süüa. Ma tahaksin süüa niimoodi, et ma ei tunne ennast pärast halvasti. Ja ma ei läheks peegli ette vaatama, kas mul on kõht ette tekkinud või kas ma olen juba paksuks läinud või kas ma rikkusin ennast veel rohkem ära või ma tahaksin lihtsalt süüa, olla endaga sõber ja nautida elu. Et jah, ühesõnaga, jah, ma tundsin vajadust olla aus, sest et kui ma selle kanali tegin, siis see oli mu eesmärk ja siin ma olen aus iseendaga ja näitan seda päris elu, mida ma tegelikult olen varjanud, sest et Instagramis ma olen näiteks jaganud pigem ikkagi ainult kõrghetki ka praegu. Ei ole ma nendest probleemidest või muredest mitte midagi jaganud. Mitte midagi. Et selles mõttes see on raske teema, millest rääkida. Aga ma tahtsin sellest rääkida. Ja nüüd, kui ma selle ära avalikustan, siis ma saan südamerahuga tulla tagasi vlogimise juurde, mida ma tegelikult väga igatsesin. Uskuge või mitte, aga ma tõesti igatsesin seda. Seega, jah. Minu reverse ei õnnestunud hästi. Ei õnnestunud nii, nagu võiks. Aga teate, elu ongi teekond. Ja iga õppetund on millekski vajalik. Ja ma 100% usun seda. Ju siis mul oli vaja, et elu mulle midagi sellest õpetaks. Mida? Ma täpselt veel ei tea. Aga nii on. Tänaseks ma olen leppinud sellega ja ma praegu lihtsalt tegelen sellega, et nagu ma ütlesin, tunda hästi ja olla sõber endaga. Et jah, kui te nüüd mõtlete, mis mu tulevikuplaanid on, siis ma ei ütle, et ma ei taha võistelda enam. Ma tahan, aga mitte sellistes tingimustes. Kõigepealt teeme kõik selle, mis siin ajukeses ja siin sees toimub. Teeme korda, saame endaga uuesti sõbraks ja siis saab tulevikuplaane teha ja vaadata, mida võiks, millal võiks, kuidas võiks. Et praegu ma ei ütle, millal ma võistlen. Praegu ma ei ütle, kas ma võistlen. Ma ei tea seda. Aga ma hoian kõik kaardid avatud ja vaatame, mis elu toob. Seega, jah, selline väike ülestunnistus minu poolt siia aasta algusesse. Et jah, väga, väga raske, väga õpetlik ja ega ei oskagi rohkem siia lõppu midagi öelda. Igastahes, jah, selline oli siis väike kokkuvõte sellest, kuidas mul dieedist väljatulek edenes. Ja loodan, et see video kõnetas kedagi. Ja ma lihtsalt loodan, et see kõnetas kedagi, et see võib-olla avardas kellegi silmi, et mis tegelikult võib selle spordialaga kaasas käia. Et kui on mingeid küsimusi või mis iganes, võib jätta siia, võib kirjutada mulle Instagrami, hea meelega vastan. Aitäh, et vaatasid.
Aitäh, et kuulasid ja näeme järgmine kord juba uue vlogiga. Tšau!